Tere, mina olen Peeter Marvet ja kuivõrd ma olen väikest viisi seotud petitsioon.ee loomisega, siis ma kommenteeriksin mõningaid funktsionaalsuse iseärasid. Kõigepealt minu kogemustes on sees sellised veebid, nagu seda on Tommi uutmine ja vana Tommi analüüs, sellega seotud vabavaraline lahendus, mis muuhulgas leiab juba ka Euroopas mujal kasutust. Aga sedapuhku otsustasin ma, et me peaksime lähtuma ennekõike millestki sellisest, nagu näiteks seda on Care2 petition site, ehk vaatama veebi, kus oleks võimalikult lihtne osaleda ja korraldada kampaaniaid siis vastavalt eesmärgile allkirjade kogumiseks, lubaduste andmiseks või hääletamiseks. Ja ma lõin ühe täiesti mitte testotstarbelise, vaid praktilise üleskutse siia samuti ja ma arvan, et see on hea võimalus demonstreerida, miks midagi täpselt niimoodi on. Ehk siis petitsioon, mis oleks võimalikult lihtsalt arusaadav, siin on võimalik tuua välja konkreetne loosung, üleskutse ja seejärel on inimestel võimalik juba, kes tausta teavad, siirduda allkirjastamise juurde. Siit on võimalik huvi korral võtta lahti täpsemad tutvustused, kuhu on võimalik lisada nii pilte, YouTube'i videoid kui ka teksti koos minu puhul siis linkidega välistele allikatele. Ja samuti infot aktsioonikorraldaja kohta. Nüüd, miks need asjad niimoodi lahus on, ma olen tähele pannud, et inimesed harilikult ei viitsi pikka teksti läbi lugeda. Ja kui me anname petitsiooni loojale võimaluse tuua oluline esile, võimalik, et see kujundus vajab veel mõnevõrra kohendamist ja sisu paremini esile toomist, siis me aitame inimestel tegelikult selle üleskutsega suhtestuda. Ja samuti see, kui meil on võimalik lisada nii-öelda rikast meediat juurde selleks, et seda kirjeldada, siis saab petitsiooni muuta oluliselt paremini jälgitavaks ja arusaadavaks. Nüüd siin kõrval see pool, mis käib aktsiooni korraldaja kohta ja siia saab loomulikult lisada rohkem informatsiooni, viiteid kodulehele, kirjeldusi, miks me selle aktsiooni tegime ja nii edasi. Ja samuti soovi korral RSS-i uudistevoog, näiteks korraldaja veebist uudistega või kusagilt mujalt meediast asjasse puutuvate uudistega, mis saab siis sujuvalt petitsiooni kampaania käigus muutuda. Mõte on selles, et allkirjastamine toimub sellele, mis on siin petitsiooni sisuks. Siia võib lisada petitsioonile juurde täiendavat informatsiooni. Võib-olla hetkel see ei tule kujundusest kõige paremini välja, ma arvan, et seda on võimalik väikese ümberkohendamisega muuta. Edasi, oletame, et ma sooviksin allkirjastada, selleks on võimalik petitsiooni korraldajal otsustada, milliseid meetodeid ta aktsepteerib, kas ainult ID-kaarti või ka näiteks e-postiga autentimist. Ja e-postiga autentimise puhul on see, et ma sisestan siia mingi aadressi, ma hetkel kasutan ühte nii-öelda fake aadressit, mida ma tegelikult ei pruugi. Ja paneme siia ka veidikene vale nime. Ja on võimalik mul otsustada, kas ma soovin oma nimekirjas näha või mitte. Kui ma ei soovi näha, siis nime koha peale tekib lihtsalt viide sellele, et nimi on teada ja tõepoolest aktsiooni korraldajal on minu antud nimi teada ja seda on võimalik ka välja trükkida pärast, kui aktsioon läheb üleandmiseks, aga kui ma ei taha internetis oma nime näha, siis mul on võimalik see avalikult lehelt peita. Mina seda hetkel ei tee. Nii, edasi, kuna me hääletame hetkel lihtsamal moel, ehk siis e-posti teel saadetakse mulle hetke pärast kiri. Vaatame, kas on juba tulnud ka äkki. Nii, on näha, et nüüd on tulnud mulle ka vastav link selleks, et saaks kinnitamata oma seisukohta ja allkiri on kirjas. Kui me läheme tagasi vastava petitsiooni juurde, siis on võimalik vaadata ja näha, et mina olen siinkohal allkirjastanud. Mis on tore on see, et ka takka järgi, kui minul peaks tekkima soov, siis ma saan tulla siia sisse ja logida sisse kasutajakonto
tekitatakse automaatselt, ehk ma ei pea ennem mõtlema välja mingit parooli tulevikus, kui ma tahan sama nimega sisse logida, siis ma lihtsalt lasen endale uue parooli genereerida ja mul on võimalik näha, milliste aktsioonide puhul ma olen oma hääle andnud ja kui ma takkajärgi otsustan, et ei, ma ei tahaks, et seda näha on mul võimalik see nimi siit mugavalt ära peita. Olgu öeldud, et erinevalt paljudest teistest lahendustest on sedapuhku mõeldud ka nimelt sellele, et allkirjade nimekirjad ei oleks automaatselt otsimootorite poolt indekseeritavad, milleks on väga lihtne lahendus, ehk on tuntud robots.txt fail, kus on kirjas, et need leheküljed, kus kuvatakse nimesid, on sellised, mida otsimootoritel palutakse mitte indekseerida. Me ei saa seda garanteerida, et keegi seda automaatselt neid allkirju kokku ei kogu, aga on päris kindel, et Google ja teised vastutustundlikud otsimootorid seda ei kuva. Nüüd minnes tagasi veebi, logime korraks sisse ja vaatame minu petitsioone, aga nüüd siis juba mitte selle imeliku nimega kasutaja poolt, vaid kasutajana, kes ma olen minu päris kasutaja. Ja vaatame, kuidas see välja paistab. Nii. Nüüd ma näen siin siis minu aktsiooni, mida ma olen loonud. Mul on võimalik seda kontrollida, enne kõik allkirju. Mul on võimalik muuta põhiandmeid, ehk seda, mis on siis petitsiooni tutvustav tekst, pealkiri, URL, mida tõenäoliselt ei ole hea muuta, eesmärgid ja nii edasi. Petitsiooni sisu on põhimõtteliselt võimalik muuta, aga see nõuab süsteemi administraatori kinnitust, ehk et oleks kindel, et inimeste teadmata ei muudeta tekstis midagi sisulist. Minu puhul samuti juhtus, mul üks link oli esimesel hetkel vigane, selleks hetkeks olid mõned inimesed allkirjastanud, aga administraator oli nõus, et vigane link tõesti vääriks ära parandamist. Ja ma näen siit samuti allkirju. Ma näen, et siin on hääletanud mitmed inimesed, mõni neist on juba tühistatud, sellepärast, et ilmselgelt on tegemist solvava nimega kodanikuga, igaüks võib ise välja mõelda, kust selline nimi täpselt tuleneb, aga ma saan väga mugavalt adminile ka näha seda, millised on kahtlased kasutajad. Ja näiteks on siit näha, et Teep Tevrami arvutist on hääletatud juba 3 korral, tunnistan, need on olnud minu testid, ja mul on võimalik väga lihtsalt öelda, et me selle hääle siinkohal ka tühistame. Ja kui nüüd minna tagasi avalikule petitsiooni lehele ja vaadata, kes on allkirja andnud, siis on näha, et siin on 2 tühistatud allkirja, ehk siis on alati avalikult näha, kui mingisugusel põhjusel, kas on toimunud rünnak või siis on, miks ka mitte, aktsiooni algataja pahatahtlikult eemaldanud sobimatute inimeste nimesid ja on võimalik vastavad aktsioonid protestida. Petitsioon.ee puhul on kindlasti veel hulk faktoreid, mis vajaksid ajapikku timmimist, aga ma loodan, et selline põhifunktsionaalsus, mille eesmärk on see, et võimaldada luua üleskutseid, neid hallata ja seejuures protsessiga, mis arvestab mitmeid seniste lahenduste ebakohti, on ma loodan, et see lahendus leiab kasutust. Jah, mis jäi mainimata, pange tähele kõikvõimalikke pisiasju veel, nagu seda, et mul on võimalik alati pärast teavitada oma aktsioonidest oma sõpru Twitteris ja Facebookis, et mul on võimalik korraldada muuhulgas nii kasutaja kui otsimootori sõbralikud urlid ja nii edasi, nii et ma usun, et petitsioon.ee näol on tegemist vähemasti pisikese edasiminekuga selliste lahenduste vallas. Tänan tähelepanu eest ja proovi järgi ja kindlasti ära unusta toetada minu mõtet, et oleks mõttekas luua Eesti keskustesse omad FabLabid. Mis asi see on? Sellest aga võid juba lugeda ja vaadata täpsemalt vastava aktsiooni veebist. Tänan tähelepanu eest!